Mina olen Helelis, ma olen 20-aastane ja ma õpin Viljandis helitehnoloogiat. Ja ma olen tegelikult päris rõõmus inimene ja mulle meeldib hästi palju naerda ja sõpradega aega veeta. Aga mul on olnud ka päris raskeid aegu viimase 3 aasta jooksul ja see teema, millest ma täna räägin, on lein. 2013 aastal jäi mu üks klassivend rongi alla ja tegelikult siiani keegi ei tea, kas see oli tehtud siis meelega või see oli lihtsalt väga halbade juhuste kokkulangemine. Aga kui ma sellest teada sain, siis ma olin päris šokeeritud ja terve meie klass ei osanud kuidagi reageerida sellele. Ja meil käis nõustaja klassis ja üritas meiega rääkida, aga tegelikult kõik olid nii laiali ja üritasid sellega ise hakkama saada. Ja põhjus, miks ma sellest täna räägin, ongi see, et sa ei tohiks jääda leinaga üksinda. Oluline on, et sa leiad endale inimese, kes oskab sind ära kuulata ja võib-olla ka head nõu anda. Aga reeglina inimesed ei oska selles olukorras midagi öelda. Nad võivad öelda küll, et neil on kahju, nad tunnevad kaasa, aga tegelikult nad ei oska kuidagi käituda selles olukorras. 2014 aasta alguses ja 2015 aasta alguses oli veel mõned enestapud ja ma tundsin neid inimesi ja tegelikult nad tegidki seda mingi eesmärgiga. Ma ei tea, mis see eesmärk oli, aga üks tüdruk näiteks võtski endalt elu, hüppas oma korteri aknast alla ja minu paralleelklassivend poos ennast ülesse. Paar kuud pärast seda, kui mu klassivend oli rongi alla jäänud, tegi enestapu üks mu paralleelklassivend ja mõni nädal pärast seda hüppas oma korteri aknast alla üks mu sõbranna, kes oli ka ühtlasi meie kogudusest ja need järjestikus sündmused lihtsalt tõmbasid mu rajalt täiesti maha ja ma mõtlesin nagu, et mida ma teen nüüd, kas ongi ainuõige otsus, et inimesed lihtsalt võtavad endalt elu. Eelmise aasta märtsis mu väga-väga kallis klassivend ja sõber tegi ka enestapu ja ta oli lihtsalt nii pikalt olnud nagu masenduses ja depressioonis, et ta leidis õnne oma alkoholist, oma narkootikumidest, igasugustest pidudest ja ta sai aru, et see ei ole õige. Ja selle asemel, et abi otsida, ta lihtsalt tegi enestapu ja ta leidis vannist siis surnuna tema parim sõber. Ja kui ma sellest teada sain, ma olin esimest päeva tööl ja ma lihtsalt, mul hakkasid käed täiesti hullult värisema ja ma hakkasin nutma ja ma helistasin oma emale ja ma lihtsalt karjusin telefoni, et mis siin maailmas toimub nagu, et kuidas nagu üks inimene peab sellega üldse toime tulema. Tegelikult see oli eelviimane sündmus nüüd, mis on juhtunud. Eelmise aasta detsembris, ehk siis mõned kuud tagasi, sai üledoosi ka üks mu klassivend ja tegelikult ma olin päris lähedased. Ma olin talle rääkinud Jumalast, ma olin teda kutsunud kogudusse. Ma olin üritanud talle öelda, et siin maailmas on veel üks lootus, et kõik ei ole veel kadunud, aga ta lihtsalt ei suutnud seda uskuda. Ta mõtles, et tal on omad viisi, kuidas ta hakkama saab. Ta läks Taisse ja tossis endale narkootikume ja ta lihtsalt saigi üledoosi. Ja tegelikult need sündmused on minusse jätnud päris sügava haava. Ja ma mõtlen tegelikult nendele kaotustele ja selle raskusele iga päev. Ja ma olen isegi mõelnud pärast neid sündmusi, et milline näeks välja minu matus ja mida ma tahaks, et mu sõbrad seal räägiksid. Ja ma sain üks hetk aru, et see on lihtsalt nii vale, et ma olen endale loonud peas sihukese kujutelma, et ma varsti lähen siit minema, kõik on hästi, ma saan varsti Jumala juurde. Aga siinkohal ma tänaksingi sellist naist nagu Einike Pilli, tšau. Ta on lihtsalt imeline naine, ta on minust 20 aastat vanem, ta on tohutu elutarkus ja ta ütles mulle, me saime suvel kokku ja me rääkisime, ta ütles mulle, et tead, et kõik ei ole veel läbi, et Jumal on tegelikult sinu jaoks plaan ja ta ei ole veel lõpetanud ja see lihtsalt andis nii tugeva kindluse minu sisse. Ma mõtlesin, et okei, siin elus ongi raske ja inimesed teevadki enesetappe ja nad ei mõtle oma otsuseid läbi, aga Jumal ei taha, et mina teeksin endaga niimoodi. Ja veel mõned asjad, mis on tulnud seoses leinaga ja kaotusvaluga, on see, et ma olen vahepeal seltskonnas, mul on hästi hea tuju ja ühel hetkel mul läheb tuju täiesti alla ja ma ei tea, miks. Ma ei saa seda kontrollida kuidagi. Mul tulevad pähe kõik need mälestused seoses mu klassivendadega, kes on teinud siis enesetapu ja kõik need just need positiivsed mälestused. Nendega kuidagi nii raske kohati toime tulla. Ja siis ma olengi vahepeal seltskonnas niimoodi, et mul on lihtsalt tuju täiesti nullis ja keegi ei saa mitte midagi teha. Ja siis ma üritan mõelda, et okei, et nad on nüüd paremas paigas ja nad on Jumala juures, aga see lihtsalt ei aita. Ja sellistel hetkedel mul ongi vähemalt 2 inimest elus, kes alati on nõus võtma telefonikõnesid vastu ja nad on alati lihtsalt nõus kuulama ühtest ja sama juttu. Ja ma ütlen, et mul ongi praegu nii raske ja nad ütlevad, et kõik saab korda.
et praegult võib-olla ongi raske ja vahel ongi niisugune tunne, et no lihtsalt nagu ei jõua enam, aga ma tean, et Jumal armastab mind ja tal on minu jaoks plaan. Kui ma peaksin andma mingeid nõuandeid, et kuidas sellises olukorras hakkama saada, siis esiteks on see, et ära jää üksi. Räägi oma murest kellegagi ja lihtsalt jaga seda, mis su sees on. Nii et ma lihtsalt julgustan sind otsima kogudusest inimesi, kas või sõbrannade, ma vahepeal lihtsalt sõbrannade emadega rääkinud, sest nendega on lihtsalt nii hea rääkida, nad annavad nii tarka nõu, need on lihtsalt nii kogenud inimesed. Teine nõu oleks see, et mine kogudusse, käi kas või teenistustel, ma tean, et see ei ole kerge. Mina ei suutnud mitu nädalat kuulata ühtegi jutlust. Läksin koha peale, ma istusin, ma ei suutnud ülistada, aga vahel olid mingid kohad, mis kõnetasid mind ja ma ei saanud sellest kohe aru, aga mõni nädal hiljem mõtlesin, et see on tegelikult päris hea kirjakoht ja tegelikult see point, mis välja tuli, ongi see, et Jumal armastab sind ja Jumal armastab meid kõiki, nii et mitte keegi tohiks endalt elu võtta. Kolmas nõuanne oleks see, et leia endale mõni hobi või mõni tegevus, mis sulle meeldib. Et kui sa oled ilma tegevuseta, siis sa mõtledki kogu aeg selle peale, et okei, lein ja kõik need mälestused, mis sul on selle inimesega, aga kui sa leiad mingi tegevuse, näiteks lähed jooksma, lähed trenni, tegeled mingi huviga, ma ei tea, joonistad, kirjutad luuletusi, siis sul on palju lihtsam sellega toime tulla, siis sa ei mõtle selle peale kogu aeg. Ma tegelikult ei tea, kuidas ma tuleksin toime leinaga, kui ma ei tunneks Jumalat ja kui mul ei oleks ümber sellist kogudust ja selliseid inimesi. Ja tõesti, need mõtted ongi tegelikult iga päev mu peas ja ma mõtlengi, et miks sellised asjad juhtuvad ja miks keegi peab midagi sellist läbi elama. Aga ma olen õppinud nende mõtetega toime tulema, sest ma tean, et Jeesus on minu kõrval ja ma tean, et ta ei lähe ära. Ma loodan, et sa said minu loost mingeid mõtteid või nõuandeid, mida enda elus rakendada. See on hullult raske periood, kui sa õpid leinaga toime tulema. Ta võid mulle alati kirjutada, ma olen alati olemas, ma tõesti üritan alati olemas olla, aitan niimoodi, kuidas ma saan. Ja tegelikult see, kuidas ma aitan, ongi see, et ma räägin enda kogemusest ja see, kuidas mina asjadega toime tulen. Ja tegelikult need inimesed, kes on siis omalt elu võtnud, mul on nendest kõigist pildid kapi peal, ma nagu kogu aeg vaatan neid, ma nagu mõttes räägin nendega, see on täiega imelik, aga ma mõttes räägin nendega ja ma palvetan nende pärast iga päev. Ja ma lihtsalt nii loodan, et nad on Jumala juures taevas. Mina olen Hele-Liis ja see on minu tunnistus.